Et sellel plokil on praegu siis see viga, et kui me teda asetame üksteise peale, siis ta paistab läbi, et see ei ole hea omadus. Et läbipaistmatuks tegemiseks peame jälle minema plokk editori korra ja siia nüüd siis tegema wipeout'id ehk siis need varjavad kontuurid. Et teeme siia esialgu siis mõned ristkülikud, mis siis nende wipeout'ide piiriks saavad. Nii. Kontrollin korra siin. Tundus, et see algas valest kohast ja nii ongi. See algas õigest kohast, okei. Et wipeout on siis selline tööriist, mis katab ära ja all olevad asjad. Ma siis pärast viin need wipeout'id taha, et nad ei varjaks ära seda kujundit ennast. Nii, valin polyline, võtan selle ja kustutan siis veel polujoone ära, et see, mida mul enam vaja ei ole. Repeat wipeout, polyline. Yes, nii ja nüüd viin need wipeout'id siis draw orderiga taha. Et pealtvaates oli hea lihtne seda teha, aga nüüd kui ma võtan külgvaate, siis siin on ka tegelikult lihtne teha. Siin on üks polujoon ainult wipeout, polyline ja jätame selle polujoone siis alles seekord. Nii ja eestvaade, võt siin on nüüd natuke keerulisem. Ja peab joonistama jälle uued ristkülikud. Nii, siin nüüd läks midagi. Ei leia enam ise ka üles, kus siin mingi see pulk täpselt asetseb. Okei, nii. Ja teeme nad siis kõik wipeout'ideks. Viimane ka. Ja siis võtame select similariga ja viime nad kõik taha. Okei, nüüd peaks olema siis see plokk mitte läbipaistev, et kui ma nüüd teda kopeerin, siis varjab alumise ploki ära. Sama siis, kui ma võtan siit külgvaate või eestvaate, et see võimaldab siis objektide järjekorda sättida. Nüüd, kuna see plokk siin ei ole nüüd uuenenud, see on ikka samasugune, nagu ta ennem oli. On uuenenud, väga hea. Siis on kõik korras nüüd, sellest siis piisab.